Motitšeki webinarile. Mina olen Martin Rääsalu, ma olen Motitšeki juht. Täna minuga koos webinari läbi viimas on ka meie müügi- ja kasvujuht Pille Paring-Niskla. Tere, Pille! Tere! See on meil selle aasta esimene Motitšeki Leadership Talk, mis on meil selline väikene webinarite sari juba. Meil on väga äge külaline. Tere, Annika! Tere! Ja, rõõm, et said selle aja võtta. Teame, et praegu on hirmus kiire, aga tutvustuseks siis teistele ka, kellel ei ole õnne ja rõõmu veel Annikat tunda. Et meil on täna selja taga selline 1,5 aastat koostööd, aga Annika Statistikaameti personalijuhina omab siis tõesti muljetavaldavat kogemust personali ja koolitusvaldkonnas. Ligi 2 aastat Statistikaametis, aga enne seda veel ka Harku vallas ja väga pikk selline lugu Maanteeametis. Paare poolt värskelt tiitli saanuna ehk et südamega uuendaja tiitliga hinnatud ja see ongi just see fookus, millele me rõõmuga täna nagu keskenduksime, et see uuendused ja kõik need muutused meie ümber ja organisatsioonide sees. Ja, no ma võtangi kohe siit kinni, et kui ma juba Aidanilt enne küsisin, et kuidas oma tiimis seda innovatsiooni esile kutsuda ja ideedele avatud olla, siis ma küsin Annika sinu käest, et nii palju, kui me koostöös nüüd oleme koostööd teinud sinuga tänast rollit, siis sa jätad väga sellise uuendaja mulje. Ütle, kust sinul tuleb see uudishimu uute lahenduste vastu või otsida uuendusi üldse, et on see ilmselt ema-piimaga kaasantud? Ja, igal juhul tere minu poolt kõigile ja väga vahva on siin olla. Panite mulle siukse suure surve peale, et tegu on ägeda esinejaga, et ma ei tea, millised need ägedad esinejad on, aga eks see ole kuulaja enda otsustada. Ühe asja ma pean veel ära parandama, enne kui ma rääkima hakkan, et Harku valda ma pole veel jõudnud. Viimsi oli see armas koht, tõesti mõneks ajaks elu mind viis. Aga nüüd küsimuse juurde, et vist ikka niipidi on jah, et ema-piimaga on üksjagu neid asju kaasa antud, et millist rada sa üldse käima hakkad ja millised elukutsed sind kõnetavad, et mina olen olnud kogu aeg seotud selliste ametitega, kus on uue otsimist ja katsetamist ja arendamist, et koolitusjuhina ja personalijuhina ja õpetajana, et sa ei saagi kuidagi teistmoodi. Mina arvan, et tööl peab põnevust olema, et ma ise pelgan sellist rutiini langemist või kui ma juba tajun mingit mugavustsooni, et kõik on liiga hästi, siis mul hakkab nagu selg sügelema, et ma ei tea, Einstein on ju ka öelnud midagi sellist, et elu on nagu jalgratas, et selleks tasakaalu hoida tuleb edasi liikuda. No vot. Ja siis ongi nii, et otsid ja katsetad ja vaatad ja inimesed sinu ümber on ju ka sellised, et nad tahaksid midagi, et sa nendele pakud ja nendega kaasa mõtled, et sellist personalijuhti võib-olla väga asutustes ei oodata, kes seal oma laua taga sissi sahistab. See hästi palju korreleerub kuidagi sõnaga julgus ehk et üks asi on uudishimu, aga teine on ka see julgus võtta midagi ette, et Signe Ventsel kasutab oma sloganina seda, et julgete elu on huvitavam, et seda sina siis ehitad omale huvitavat elu. Jaa, aga see on jälle subjektiivne, et mis on kellegi jaoks huvitav elu. Ma ise tajun, et on põnev ja julgus on küll ilmselt see märksõna või siis piisav rumalus, et mitte tajuda riske. Et ilmselt, mida võib-olla vanemaks saad, seda alalhoidlikumaks muutud, et noorena oleme me kõik ju väga uljad igasuguseid asju tegema, aga see ongi sellepärast, et me ei oska tajuda riske, et annaks siis jumal natukene ikkagi seda rumalust veel tänasesse päevagi, et ei pelgaks uusi asju ette võtta. Meie siit Motitšeki poole pealt saime väga sellise huvitava kogemuse, kuidas avaliku sektori ettevõttes, mis on keskendunud uuringute tegemisele, tehti otsus, et
proovime Motitšeki. Kui hetk hiljem tuli ka tõepoolest see südamega uuendaja tiitel, siis kogemus, mida me tahaksime sinu käest kindlasti saada, on see, et kuidas siis avaliku sektori ettevõttes murda seniseid praktikaid? Ja, et avalik sektor, et on selline paindumatu ja jäik ja eks selles on oma tõetera sees, aga kui ma mõtlen personalijuhtimise peale, et siis ma küll ei näe suurt vahet, et kas see on erasektori asutus või avaliku sektori asutus, et me kõik ajame ühte asja. Tegelikult meil on sarnased protsessid, inimesed on ikka igal pool ühesugused ja võib-olla personalijuhina asutustes, ja ma olen ju valdavalt olnud avalikus sektoris, et uusi asju majja tuues ma ei ole kohanud sellist jäikust. Võib-olla mul on vedanud juhtidega, võib-olla mul on vedanud inimestega, aga kuidagi see on olnud väga valutu personalijuhina selliseid paradigma muutusi ellu kutsuda või uusi asju töötajateni tuua. Jah, pigem sedapidi on küll. Küsi nüüd veel. Küsin kohe vahele, et on raske uskuda, et muutuste juhtimine on valutu. Et kui vaadata statistikat, siis öeldakse, et eriti sellised kultuurimuutuste juhtimised 90% ebaõnnestuvad ja nendest 90% täiendavalt siis 70% ebaõnnestumise põhjus on see, et inimesi organisatsioonis ei kaasata piisavalt või neid tehakse neid asju, ütleme need juhtkonna tasemel niimoodi, et inimesed siis tekib ikkagi see nagu vastumeelsus uuele või võõrastumine, eks ole, et see on midagi uut ja pigem karta. Kuidas sina vaatad oma läbiviidud uuendusi? Kui oluline see on ajafaktor või on sul mingi sükene, mis sa tagantjärgi võiksid öelda, et on välja kujunenud oma metoodika, et seal tuleb teha teatud sammud ja arvestada teatud elementidega? Ja, mul on olnud elu jooksul palju häid õpetajaid ja üks väga edukas selline IT-muudatuste läbiviija organisatsioonides ütles mulle minu meelest kuldsed sõnad, et kui sa tahad muudatust ellu viia ja sellega juhtkonda minna, siis kõige olulisem on ikkagi lobistamine. Sa ei saa mitte kuskile minna ilma, et sul oleks tegelikult sponsorit või sul oleks neid kaasmõtlejaid, neid arvamusliidreid, kelle sõna maksab ja loeb. Et eeltöö on palju tähtsam sellest hetkest, kui sa siis oma suurepärase ideega juhtkonna ette astud, et sul peab olema selline mõõdukas lobitöö selja taga. Ja teine üks selline suur juht ja õpetaja minu elus on öelnud, et saatan peitub detailides. Et see on ka tõesti nii, et seda ei saa ka unustada sellise suure pildi juures, et sa võid tegelikult oma suure muudatusega päris kõvasti ämbreid kolistada, kui sa neid detaile enne ei näpi. Ja kolmas asi, mida ma ise võib-olla olen õppinud ühe suure muudatuse läbiviimise käigus, on see, et kõik peavad aru saama ühtemoodi sellest eesmärgist. Ehk et miks me midagi teeme, miks me midagi teeme, mis on asja eesmärk. Seni kaua, kui selles eestvedajate ringis on väga erinevaid arusaamisi sellest, ei ole võimalik edasi liikuda. Sa võid mingi aja nii-öelda vägisi seda muudatust vedada ja sa oled seal tupikseisus, kus sa näed, et inimesed nende ootused on väga erinevad, nad tajuvad seda muudatust erinevalt ja sa astud jälle 2 sammu tagasi. Ja seetõttu ongi, et sa käid edasi seni kaua, kui sa ei ole saanud seda meeskonda päris ühte jalga käima ja päris ühtmoodi mõtlema. Et need on nagu need asjad, millega sa pead arvestama, kui sa midagi eest vead. Et lobista, ära unusta detaile ja vaata, et see meeskond ühtmoodi asjast aru saab. Ma korra küsin selle miks küsimuse kohta, et mulle endale hästi meeldib seda miksi küsida, eks ole, ja nagu see Simon Sineki Start with Why või Alusta miksist, eks ole, raamat on hea piibel mõneti. Aga ütle, Statistikaamet on ka ikkagi nagu Eesti kontekstis
keskmist mõõtu organisatsioon, eks ole, et tegemist oli kindlasti nagu mitte kümnete, vaid pigem sadade kolleegidega sul seal. Kas see on üks miks või on mitu miksi organisatsioonis? Ma arvan, et on üks suur miks ja siis selle all on mitu väikest miksi, sest päeva lõpuks igaüks vaatab uut asja oma mätta otsast. Ja võib-olla, kui rääkida näiteks Motitšeki kasutuselevõtust, mis oli ju ka väga suur muudatus, et siin on ühtepidi see suur miks, et miks me sellist paradigma muutust ellu kutsume. Et see on selline vastusotsimine suurele miksile, aga sealt edasi igal kasutajal tekib ju see oma miks, et miks mina peaksin seda kasutama, mis kasu mina sellest saan, eks ju. Et ma arvan, et jah, päris nii ei ole, et on üks ja ainus miks. Just jah. Sest selline nõukogu või sinu pool, ma ei tea, valitsuse tasemel miks ei vasta kindlasti selle töötajate miksile, aga suure sihi annab, eks ole, et kuhu me liikuma tahame kui organisatsioon. No aga kui juba siin seda Motitšeki kasutuselevõttu sai mainitud, siis võib-olla hästi lühidalt, et kuidas sina võtad tänase kogemuse kokku, mis on olnud sellised suurimad võidud või avastused või teistpidi ja seal kõrval, et mis on olnud kõige keerukam, mis on olnud nagu väljakutse organisatsiooni siseselt, isegi mitte see, et mis te olete leidnud sealt, millega tegeleda, vaid just selle kasutusele võtmise juures või siis selle uue praktika loomise juures. Et Statistikaamet on tõepoolest ju organisatsioon, kus töötavad analüütikud, organisatsioon, mis viib ise läbi uuringuid ja see selline pilk uute teistmoodi lahenduste kasutusele võtmise osas on väga kriitiline. Mis võib-olla oli minu selliseks suureks trumbiks, et kui ma siia tulin, ma leidsin eest juba juhid, kes olid vaikimisi avatud sellele, et me tahaksime midagi teha teistmoodi, me tahaksime midagi uut moodi. Ja meil õnnestus üsna kiiresti üksteist leida, et minul need juhid ja ka ajastus on ikkagi võtmetähtsusega ja ka Pillel mind. Et me kõik sattusime kuidagi õigel hetkel, õigesse kohta, õiged inimesed, et ajastusel on suur roll, juhusel on suur roll ja see Motitšeki pakkumine sattus väga viljakale pinnasele. Nii et me pigem asusime otsima neid võimalusi, mida Motitšek pakub, mitte takistusi, et miks me ei saa seda kasutusele näiteks võtta, vaid ikkagi, et mis lisaväärtus see meile nüüd siis loob. Ja selles mõttes oli nagu väga hea teele minna. Võib-olla, ja ütleme siis niimoodi, et juhtkond ja juhid, Statistikaamet on selles mõttes huvitav asutus, et siin on juhtkond on väga selline juhtimisele orienteeritud inimeste juhtimine ja kõik sellised juhtimistrendid on väga oodatud, soositud arutelud neil teemadel on väga kirglikud. Ühesõnaga väga hea kaasamõtlejate seltskond, et juhtkonnas selliseid takistusi ei tulnud, küll aga võib-olla ma tajusin, kui me organisatsioonile läksime seda tutvustama, seda sellist paradigma muutust, et nüüd meil ei olegi enam kord aastas läbiviidavat rahulolu uuringut, vaid me teeme seda hoopis teisel viisil, hoopis teist keskkonda kasutades, et siis organisatsioon oli selline kahtlev, sest nad ei olnud ju midagi sellist enne näinud, eks ju. Me teeme kogu aeg uuringuid, meil on teatud tsüklilisus, meil on metoodikad, et see oli selline ettevaatlik, aga pisut me maandasime neid riske sellega, et me piloteerisime ikkagi enne, kui me läksime terve organisatsiooni juurde, tere, siin me oleme, et võtsime endale 2-3 kuud ja väiksemad seltskonnad ja piloteerisime, et me natukene saime juba aimu ja seetõttu võib-olla ka see sihuke bumerangina tagasilöök, et mida te siin teete, see oli võib-olla natukene vaoshoitum, sest osad kolleegid olid saanud seda näppida ja Motitšeki kasuks peab ütlema, et sellisele tavakasutajale on see äärmiselt mugav. Ma teen oma kliki ära, ma mõtlen kiirelt läbi selle küsimuse, et see ei nõua mult suurt pingutust.
eks, et see ei ole mingisugune tõsine ettevõtmine, ka seal keskkonnas navigeerida on väga lihtne, väga mugav, et selle poole pealt ei tulnud tõrkeid, aga nii nagu Martin, sa vist ennist ütlesid, et iga muutus toob mingisuguse sellise esialgu vastasseisu, eks, et see on inimese mugavustsoonist välja tuleb, kohanemine uuega, ikka väike selline tõrge tekib ja meil täpselt samamoodi, et hakati nagu pigem, nii nagu juhid otsisid neid võimalusi, võib-olla töötajad hakkasid otsima takistusi, miks me ei saa seda kasutusele võtta ja võib-olla keskendusid mingisugustele täiesti ebaolulistele asjadele ja kui sa veel tood sellise tõsise tehnoloogilise uuenduse majja, siis aeg-ajalt ongi tehnilisi mingisuguseid tõrkeid, et kuidas süsteem selle kasutusele võtab, eks ju, et kuidas, ma ei tea, turvavõrgud, filtrid läbi lasevad küsimused, no sellised pisikesed detailid, millele võib-olla ei oskagi mõelda ja mis tekitavad sellist kasutusele võtmisel sellist väikest frustratsiooni, et siis olid nagu sellised tegelased, kes tahtsid sellist väikest ebaolulist frustratsiooni võimendada. Sa pead nendega toime tulema, eks, et kuidas siis nüüd need inimesed paati saada. Ja see võtab oma aja, et iga uue asja käivitamine ei saa üldse eeldada, et see üleöö nagu kohale jõuab kõigile, aga täna me võime rääkida, et kõigist sellistest tehnilistest tõrgetest, mis olid ka meie oma maja ja meie oma IT-maja poolt siin, me saime üle, kõik läks käima, me saime oma ad hoc küsimused ära küsida ehk varasemad sellised motivatsiooniindeksi küsimused ära küsida ja me saime oma tulemused kätte. Aga ma ütlen, et kes võtavad selle Motijeki kasutusele, peavad arvestama lihtsalt sellega, et ükskõik kui palju sa ei kaasa, sa ei räägi, siis alati on sellised, kes nagu võtavad vaevaks kuidagi kaikaid kodaratesse loopida, kas või selleni välja, et miks näiteks ühel päeval küsimust oli suurtähtedega, et miks teil ei ole kirjatähtedega, miks teil on läbiva suure tähega küsimus ja et kas te karjute minu peale, eks, et see nagu ühtepidi annab aimu nendest vastajatest ja võib-olla ka seda, et sellel vastajal endal võis olla mingisugune selline suuremat sorti pinge seal taga. See ei olnud kuidagi seotud üldse keskkonnaga, aga ta elab selle seal välja ja siis peab olema valmis ka selleks, et inimesed elavad seal välja ja tegelikult see keskkond ongi ju, et vabade vastuste koht, ela ennast seal välja, kui sul on vaja seda kohta, seda kanalit, et lase käia. Ja päeva lõpuks, et meil võttis ka aega see, et väärtust loob selle keskkonna agiilsus, kiirus, selle küsimuse jõud, eks ju, mitte see mingi tohutu valdkondlik üldistus, vaid täna siin praegu see küsimus, sina saad küsida, sa saad temperatuuri mõõta, eks ju, et juhid said mingisuguse sellise keskkonna või tööriista enda kasutusse, mida neil varem ei olnud. Ehk et meil on täna 40 tiimijuhti, kes on sellised esmatasandi juhid. Võib-olla nad senimaani ei olnudki tajunud nii väga seda oma inimeste juhi rolli. Juhi vastutust ja see Motijek on selline, oli nende jaoks, minu jaoks selline nügimisvahend, et vot, siin on teile nüüd see, eks, ja kui te vastate näiteks juhtimisega seotud küsimustele ise, siis te peate oma selja sirgu tõmbama ja vaatama peeglisse, et kas te vastate sellele, kas te tegelete nende oma kompetentside arendamisega. Ühesõnaga, siin on nagu mitu sellist toredat mõõdet, mida ma selle 1,5 aasta jooksul kogesin, et selline vahva teekond on olnud. Ma rääkisin jube pikalt, aga noh. Aga jube hea vastus, kui sa räägid. Ja ma käisin mööda kodust raamaturiiulit ja seal tulid nagu järjest raamatud välja, kes avanesid, et kaasamine on motivatsiooni ema ja et maanda risk, eks ole, kõik see piloodijutt ja see, et tegelikult sa tajud õnne siis, kui juhus kohtub ettevalmistusega, et kui sa ette pole valmistanud, siis see õnn läheb sest niimoodi mööda, et sa ei märka seda või see hea juhus, eks ole, et sa pead ikkagi olema oma kodutöö ära teinud.
hästi hea. Aga üks teema, mida tahaks ka sinuga korra veel põrgatada, on see, et täna tõesti see selline tehisintellekt ja AI on hästi nagu igal pool päevakorras ja meie üritame sealt Modicheckist kasu saada ja tõepoolest see data lugemises on ta ikka inimesest kiirem ja tublim. Võib-olla lühidalt, et kuidas Statistikaametis täna nähakse AI-d kui võimalust, kui palju teda täna juba teadlikult kasutatakse ja kas siin on see sama asi, kas üritatakse kontrollida neid hirme või pigem juba teadlikult leida võimalusi rakendamiseks? Nii nagu kõigis asutustes meil on see teema ka laual ja meie analüütikud kasutavad küll igapäevaselt, ütleme niimoodi, et ta ei ole üle terve asutuse nüüd niimoodi, et me ainult AI keeles räägime, aga me teeme tööd selle nimel ja just hiljaaegu me lõime endale tehisintellekti teemalise jututoa, kus siis terve organisatsioon saab omavahel vahetada mõtteid, kes mida kuskil kogenud on, millised keskkonnad, millised tarkvarad, mida tähele panna, et seal käib siis selline mõtete vahetus. Siis on meil sellise innoteenuse läbimõtlemine üldse, et kuidas me nagu majasiseselt sellega tegeleme, et selle peab olema üks juht ja kindel selline tugev ohjamine, et muidu see lihtsalt läheb nii laiaks, et seda enam ei korja mitte keegi mitte kuskilt kokku. Et hästi tõsiselt on ta meil laual ja me tegeleme sellega. Hiljaaegu oli üks selline suuremat sorti webinar ka maja inimestele ja praktiliselt kõik olid kohal. Ja oli hommikust õhtuni väikeste pausidega, ise kartsime, et äkki inimesed väsivad ära ja vajuvad ära ja reedene päev, aga ei, hommikust õhtuni kõik ikitasid kõrvu, mõtlesid kaasa, nii et selles mõttes valmisolek on, pigem ma ei näe, et mingit hirmu tuntakse, et väga äge on niisuguse suure muudatuse lävel seista ja vaadata, kuidas siis organisatsioon kohaneb. Aga see on ajaga võidujookseks, nii nagu me kõik, ma arvan, jookseme siin oma organisatsioonis ajaga võiduna. Just. Ja teie organisatsioonis ja just teie tegevusalal, et see kindlasti suuri muutusi loob ja on olulisem võib-olla püsida seal selle rongiga kaasas. Meie aeg jookseb hästi kiiresti, aga mina nüüd annaks võimaluse, et kõik, kellel on midagi küsida. Huvitab, kuna meie oleme ka vaatamas Modiceki suunal, et mind huvitab isiklikult, et mis on kõige suurem selline sisuline muutus tulemuste osas, mida välja tooksid võib-olla omalt poolt? Kõige suurem muutus ongi see selline mõtlemise paradigma muutus või et enam organisatsioon ei küsi tagasisidet sinu käest üks kord aastas 2 nädala jooksul ja siis ei töötle seda infot terve järgmise aasta, eks ju, vaid et ta küsib siin ja praegu, ma ei tea, me tegime nii, et 2 korda 3 kuud järjest, iga päev tuleb üks küsimus, iga päev sa korra mõtled selle mingisuguse konkreetse tööelu valdkonna peale ja sinu juhil on võimalus nii sageli, kui ta soovib, kas või reaalajas vaadata, kuidas inimesed on reageerinud, kuidas nad on vastanud, milliseid kommentaare andnud jooksvalt 2-1 vestlustel või osakonna koosolekutel saab teemad lauale võtta. Et see selline kiirus juhtimisel on nagu muutunud nii inimese enda jaoks kui juhi jaoks. Ma arvan, et juhi jaoks on muutunud see juhtimine. Sa juhid selle kaudu. Kas sa oled märganud, et ka juht selle sisendiga on ise võtnud mingeid samme ette, et kindlasti on seal väga palju positiivset tagasisidet, aga samas võib olla ka mingeid selliseid väljakutseid iseenda jaoks. Et üks on see, et kas ma lihtsalt nendin fakti või siis ma astun samme reaalselt, et kas sa märkad ka seda või kas on arutelud selles suunas? Ja juhid on ju erinevad
et on juhte, kes esimesest päevast peale võtsid selle keskkonna nagu enda sellise tõsise luubi alla, kes hakkasidki oma tiimide koosolekutel neid punases olevaid küsimusi arutama ja see ongi asja mõte, eks ju. Ja on juhte, kes nagu olid võib-olla suhteliselt apaatsed ja ütlesid, et ahah, aga et ega ma ei saa sealt midagi uut teada, et ma niikuinii tean neid asju juba enne, eks ju. Et see kuidagi oli individuaalne, aga vaata nii, nagu me selle muudatuse juhtimise juures rääkisime, et iga asja käivitamine ja omaks võtmine võtab aega, et nüüd, kus tõesti 1,5 aastat on läbi saanud ja me just paar nädalat tagasi võtsime kogu selle suure piloodi juhtkonnaga kokku ja ma nägin, et kuidas ja kui siis jagati neid praktikaid, et mida nendes meeskondades on tehtud, et nagu samm-sammult liiguti kogu aeg edasi ja õpiti seda infot usaldama ja võib-olla kohandati ka oma juhtimisstiili vastavalt sellele, et tegelikult ma arvan küll, et juhid võtsid selle kasutusele ja näis, mis siis nüüd oleks, kui me uude perioodi läheme, aga kogu selle aja jooksul meie vastamisaktiivsus korra hüppas lakke esimese hooga, kui kõigil oli väga põnev ja siis ta jäi sinna kuskil 83-80 peale pidama. Tegelikult see vastamisaktiivsus on päris hea, et inimesed vastasid, see tähendab, juhtidel oli sisu, mida võtta ja inimesed vastasid ka sellepärast, et nägid, et sellega toimetatakse. Et muidu ju, kui sa tühja auku kirjutad, eks ju, et siis tõenäoliselt ma arvan, et esimese kuuga oleks inimestel see huvi ära kadunud. Et see näitas jah, et nüüd ikkagi võeti see omaks see keskkond. Ma ei tea, kas ma vastasin liigse küsimusele. Meie näeme, et kuskil teise kuu lõpus, kui midagi ei toimu ettevõtte siseselt, siis kuskil teise kuu lõpus hakkab see vastamise aktiivsus langema. Ja mida me veel tegime, eks ju, et ma korra, et kui muidu sa võtad selle aastase uuringu, siis tutvustad organisatsioonis ära need tulemused, viid, eks ju, töösektsioonidesse ja nii see käib, eks ju, siis Motitšeki pealt me tegelikult iga kuu vaatasime tulemusi juhtkonnas ja ma arvan, et kuskil 3 korda selle 1,5 aasta jooksul jõudsime me ka üle organisatsioonini, et siin on tulemused, siin on tegevused, selline väike foorum. Ühesõnaga, organisatsioon oli rohkem kaasas võib-olla organisatsiooni juhtimisse, tööelu valdkondade juhtimisse, kaasarääkimisse kui ikkagi varem. Kõlab täpselt sellele, milleks me seda platvormi arendame ja teeme. Super hea. On meil auditooriumis veel mõni küsimus? Ma vaatan, et täistund vasti juba koputab uksele, aga me jõuame mõnel asjal veel peatuda. Küsin seda, et kas teie juures ei tekkinud mure kohta seoses sellega, et need vastused on anonüümsed, et siis juht justkui ei tea, et kes seal siis päriselt väga rõõmus just ei ole parasjagu? Meil oli suur diskussioon selle üle, kas anonüümne või konfidentsiaalne. Et isegi anonüümsed ei olnud, olid konfidentsiaalsed. Küll ühtepidi inimesed olid pigem mures, et äkki ikkagi, kui ma seal kirjutan, et mul on nii isikupärane käekiri, et juht tunneb selle ära, et pigem ei tahetud ja ausalt öeldes nagu seda kuidagi ma ei tajunud, et juhid oleksid nüüd olnud väga huvitatud sellest, et kes konkreetselt selle mõtte jätab. Et kui ta ei tahtnud teha seda personaalselt, eks ju, et kõigil on ju võimalus personaalselt oma mõtteid üks-ühele vestlustes avaldada või panna sinna keskkonda oma nimi juurde, eks ju. Et kui inimene ei tahtnud seda teha, et siis tuleb seda ka sellisena võtta. Et jah, kuidagi sellel pinnal üldse diskussiooni ei tekkinud ja võib-olla meil küll oli avatud kommentaare, aga meil ei olnud ülemäära palju neid. Oleneb teemast, mõni teema küttis väga kirgi, mõni teema mitte nii väga. Aga jah, sellist diskussiooni meil ei olnud.
me mõnikord näeme klientidega seda, et kui mõnedes ettevõtetes ollakse rohkem mures, et kas ta on ikkagi piisavalt konfidentsiaalne ja siis tekivad need olukorrad, kus on küsitud mingeid küsimusi, aga need kaardid ei teki ja me oleme sunnitud tuletama meelde, et need ei tekigi sellepärast, et seal oli nii vähe vastajaid, et seal oli alla 3 vastaja, siis reeglina saadakse nagu see kindlustunne ka, et jaa, et süsteem hoiab sellele silma peale, et need andmed oleks seal konfidentsiaalsed. Et sa, Annika, nagu andsid päris palju häid nõuandeid, kuidas müüa juhtkonnale mingeid teemasid, aga lõpetuseks, kuidas müüa iseendale, kui meie näiteks Moditšeki puhul näeme et seda olukorda, ja teooria ütleb, et personalijuhid lansseerivad uut tarkvara umbes korra 2 aastas. Ehk et see hirm, et ma ei saa hakkama või et see on äkki liiga keeruline, kuidas iseendale müüa maha seda, et ma astun teadlikult mugavustsoonist välja? Võtta selle asjaga on ju niimoodi, et mingi muutus võetakse ette siis, kui teisiti enam ei saa. Et kui see personalijuht ikkagi tunnetab, et ta teisiti enam ei saa, küll ta siis selle ära teeb. Sa pead tajuma seda, et keegi ei tee asju lihtsalt niisama muutmise pärast. Sul peab ikkagi mingi vajadus seal taga olema. Okay. Ega mina ju ka ei võta asju lihtsalt, ütleme, et on nii tore viled ja kellad ja teeme teistmoodi, et ma ju adun, et seal taga on suur töö ja et kas see mäng väärib küünlaid. Et kas mul on ressurssi seda, kas organisatsioonil on seda vaja, eks ju. Ja kui sul on personalijuhtidel on ikkagi see tunnetus ka ju päris tugev, et kas organisatsioonil on seda vaja, siis on minul ka seda vaja. Ma enda jaoks ei tee midagi, eks ju. Et ma teen ikkagi inimeste jaoks. Just. Et me saamegi kokku võtta taas selle miksiga. Et kui see miks on paigas, miks see on oluline ja miks ma peaksin seda tegema, siis on mul ka see julgus võtta oma lauale ja sealt edasi siis minna ka juhtkonda. Ja veel kord aitäh Annikale, aitäh kõigile, kes võtsid selle aja täna meiega. Ja aitäh teile ka minu poolt.